Enam täpsemini ei ole võimalik järgmist vestlust kirjeldada, kui Katrin seda hetk tagasi tegi. Läheme edasi väga huvitava teemaga tõepoolest. Meil on Heiti Kender stuudios väga lihtsal põhjusel. Kohe, kui ilmub tiiter sinu nime alla, siis on sinna kirjutatud Apple'i fänn ja see on õige ka. Täna on oodata siis järjekordselt iga aasta alguses toimunud sellist Apple'i presentatsiooni, mille käigus siis tutvustatakse midagi, mis miljonitel, see on otseses mõttes miljonitel inimestel peale seda üle maakera ihu higiseks ajab ja paneb mõtlema, et kus kohas see raha kokku saada. Tere hommikust, Heiti. No huvitav on see teema ka sellepärast, et kui ma vaatasin eile börsi, siis börsiindeks Apple'i oma väga protsentides kerkis kohe. Järelikult see läheb väga paljudele inimestele korda. Millest täna õhtul rääkima hakatakse? Ma ei tea. Arvatavasti hakatakse. Ma tõesti ei tea. Isegi kui ma teaks, ma ütleks, et ma ei tea. Ma ei tohi teada. Et arvatavasti tuleb selline revolutsioon, nagu tuli, kui Apple tuli välja iPhone'iga. Kui muidu oli lihtsalt telefon, siis järsku olid kõik spetsialistid ja kõik kasutasid ja uuendasid tarkvara. Ja kogu see nutitelefonide turg muutus kardinaalselt. Steve Jobs, kellel on alati südamelähedal olnud haridus ja kõik sellega kokkupuutuv, ütles, et see on just nimelt, see teeb hariduses seda, mida iPhone tegi siis nutitelefoni turul. Ja sinna ta on pannud kogu oma südame, ta ise ütles, et see on tema tähtsaim toode. Ja kui selline mees, Apple'i juht ütleb seda, et siis niimoodi ka on. Ja täpselt 12 tunni pärast siis muide saab seda vaadata ka päris eesti keeles, sest minul on lähedane eesti haridus. Mis sinu sisetunne ütleb selle kohta, et on siis tulemas midagi sellist, mis taas kardinaalselt võiks justkui seda maailma natuke muuta ja tarbimisharjumusi? Sisetunne ei loe midagi. Ma käisin eksamil, sisetunne oli, et läks päris hästi. Sain ühe. No Steve Jobs on nagu legendaarne selle poolest, et kõik see, mida presentatsioonil tehakse, seal ei ole mitte poolt millimeetritki juhuslikku, vaid kõik kuni viimase naljani on kõik väga hästi lihvitud ja valmis planeeritud. Ehkki see paistab lavalt selline lobe, siis ma olen kindel, et seda on juba proovitud, seda presentatsiooni. On küll, et seda harjutatakse ja peab olema sujuv ja niimoodi on kõige parem ju oma seda asja mõtet ja sisu edasi anda. Absoluutselt, kui sa oled suurele hulgale tarbijatele jumal, siis loomulikult peab jumal ise rahvaga rääkima vahepeal. Kui sa ütlesid, et eesti keeles on seda võimalik jälgida, mismoodi see on? Jaa, sellepärast, et Steve on õppinud ära keele? Steve ei ole õppinud ära keele, aga Eestis on üks selline huvitav foorum, apple.spot.ee, kus siis kõik need tegijad laivis vaatavad seda pilti, teevad screenshotte sellest, ehk siis neid pilte ja tõlgivad need põhipunktid eesti keelt ära ja neid on väga mugav seal samas veebilehel vaadata ka. Ja muide, kes ei ole veel Eesti rahvale tahaks praegu, kuhu ma vaatama kaameras, kes ei ole õ-tähte kasutanud veel veebi sellel aadressil, kirjutage sinna õunat.com. See on nii südamelähedane. Õ-tähte saab kasutada. Mis lootsid, äkki õudselt mõnus. Näiteks. No jutt, mille ümber me nüüd siin tiirutame tegelikult, minnes tõsisemaks on siis arvuti, uus sülearvuti, mis tõepoolest on, selles mõttes peaks tulema revolutsiooniline. Sellest on ju pilte välja käidud ja salasahistajad on proovinud seda kujutada, milline see uus tablet võiks siis välja näha. Ehk tegemist on arvutiga, kus on lihtsalt tegelikult ainult ekraan. Jah, ma ei tea, kas seda saab näidata, aga ma arvan, et kõige täpsem olekski öelda, et ta jääb nende kahe asja vahele. Et ühelt poolt iPhone ja teiselt poolt siis arvuti. Meil on mingid oletused ka praegu teleka-ekraanil. Jah, et milline ta võib välja näha, keegi pole täpselt näinud. Teada on see, et ta on puutetundliku ekraaniga, ta on oma suuruselt, on just selline, kas vanasti oli koolitus olid need väikesed tahvlikesed, kuhu õpilased said kriidiga kirjutada. Vanemad olijad võib-olla veel mäletavad. Nii suured või? Mina muidugi oli varas, ma juba oli lõpetanud kooli siis, kui Griffel jõudis siin. Te kirjutama, aga ma kuulsin, et pärast seda tuli see. Et midagi sellist elektroonilist ta saab olema, kindlasti saab seal olema siis 3G ühendus ja kindlasti saab seal lugeda elektroonilisi raamatuid ehk e-raamatuid. No seda on, sisuliselt on tegemist samasuguse nagu mapiga, ehk ta on ekraan ainult, sa ühel hetkel panete lihtsalt sülle ja saad siin siis klaviatuur tekib ka kuidagi see sama ekraani peal, kui ma tahan kirjutada midagi ja siis ma muudkui toksin siin. Just, no teravsilmad on märganud ka, et Apple andis sisse patenditaotluse, et selle tahvelarvuti saab panna kuhugi hoidja peale ja siis on sul eraldi klaviatuur ja hiir ja et ta toimib ka arvutina. See oleks väga mugav kooliskond, ma vaatan alati laste neid koolikotti hiilama suured, et need kõik saaks ju asendada. No ekraani puhul on oluline see ka, et miski asi varjaks või kataks seda. Et siis tõenäoliselt tuleb lihtsalt leppida ühe kotikaaslast tassimisega kogu aeg igal juhul. Noh, mingi ümbris võiks ikka olla.
Kui suur huviline sina oled, millal me võime siin stuudiosse kutsuda selle uue asjakesega juba? Millal need asjad tegelikult Eestisse võiksid jõuda? No ütleme niimoodi, et mis puudutab mingeid tooteid, siis ma alati püüan võimalikult vara nad kätte saada ennem, kui nad turule tulevad. Et selline eksklusiivsus, ma olen nõus väga kaugele minema selle pärast ja väga palju tegema. Et kohe, kui ta mul käes on, kui mina tean, siis teie teate. Teeme niimoodi. Siis on kohe Heiti ka stuudios, kui see tablet Eestisse peaks jõudma. Kui tõesti täna seda esitatakse, siis lõppude lõpuks tehakse selle juures muidugi mängu, et me ei tea, aga tõepoolest tegelikult päris kindel ei saa selles jõuda. Nüüd ma arvan, et saab juba täiesti kindel olla sellepärast, et üks suur kirjastuse juht teatas ka, et tuleb. Et siis võib olla kindel, et tuleb. Veel viimane küsimus, et kui kiiresti tavaliselt siis need asjad kauplustes on see peale seda presentatsiooni? Kas see tähendab seda, et kusagil magamiskottides juba fännid ukse taga moodustavad järjekordi selle jaoks, et asjad kätte saada? Ma arvan, et Ameerikas juba New Yorgis eriti näiteks Manhattani, mis on Apple'i pood, et kindlasti tasuks seal juba vaikselt järjekorda hakata võtma. No praegu Ameerika järgi veel on vara, aga 12 tunni pärast, et ma arvan, et osades kohtades kindlasti hakkab see olema ka kohe müügil. Heiti Kender, sulle aitäh!